ma eeldan, et enamus on ikkagi kohalik, et võime eesti keeles rääkida. Noogutused, keegi ei karju. Nii, et ma olen sellest punase meeskonna ründetegevusest või Akiti järgi lööktestimisest rääkinud siin mitu aastat, hakkab endale ka vaikselt selgeks saama juba, aga siis soovikski siis natukene võib-olla lühemalt rääkida seda, et kuidas me selle asjale läheneme ja mis võib-olla kõige maksimaalsem väärtus on klientidel sellest. Me teeme vähe asju, mahuvad kõik jätkuvalt ühe slaidi peal ära, et me suuresti lõhume. Kõik on manuaalne testimine, ehk siis inimtunnid ja inimteadus ja et kas on siis pentestid, peamiselt veebirakendused, võib-olla mobiilirakendused ja siis lisaks on siis nagu päriselt ründamine, red teaming või siis purple teaming, et aidata siis tehnikutele asjadele jäljele jõuda. Teeme hunnik koolitusi tehnikutele, jälle käed küljes, kõik saavad häkkida ja kõik on läbi siis ründevõtme ja siis teeme ka küberõppusi väga erinevaid ja siis Lock Shields on meil iga aasta niisugune suur sündmus, kuhu läheb väga palju auru, aga see on rohkelt fun'i ka. Et mis sorti asju me lõhume, kuidas me lõhume, et suuresti on siis tõmbasin sinna punase joone, et sealt ülevalt poolt on asjad, millega me ei tegele. Nende jaoks on turul tegijaid küll ja me siis üritame suuresti keskenduda sellele, mis on esiteks fun ja seda on palju, ehk me saame sügavuti minna. Et käsitsi testimisega siis rakendused ja lahendused, need võivad ka olla seadmed, sealhulgas üritame võimalikult sügavuti minna, sest pinnapealsed lahendused või skaleeruvad lahendused sinna hästi ei jõua. Ja siis võib-olla oma skaleeruvuselt võib-olla veel kehvem asi on see red teaming, aga samas võimaldab nagu kogu organisatsiooni katta, kõikidele natuke fun'i teha. Nagu mõned hiljutised kliendid siin mulle just vahepausid rääkisid, et käed värisid, ma ütlesin, et meil ka käed värisid, et kas tuleb see shell või ei tule. Ja suuresti siis, mis see vastandumine seal on, et red teaming siis on asi, kus loodetavasti piisavalt erapooletu osapool siis mängib seda ründajat võimalikult nii, nagu see päriselt on, ja siis teine pool siis peaks neid taga ajama, otsima, et loomulikult seal on tegevusi rohkem, aga suuresti tänasel päeval taandub asi sellele, et varem või hiljem keegi sinu sisevõrkudesse jõuab ja siis on aja küsimus, et kas sa suudad talle piisavalt kiiresti jälile jõuda ja kas sa suudad ta piisavalt kiiresti välja lüüa ja kas sa nad kõik üles leiad. Sest kui sa selle ründaja sinna sisevõrku piisavalt pikalt jätad või siis lased tal mitu korda tagasi tulla, siis see mäng hästi ei lõpe. Ja ilmselt ongi, et enne kui sellele nii-öelda red teamingu, blue teamingu rajale nagu astuda, siis tuleb enda jaoks lahti mõelda, et kui sa ikkagi tunnetad, et sa võid olla küberpättidele piisavalt tähtis target, et sult on midagi võtta või siis sinu reputatsioon, sinu intellectual property, sinu toode on nii oluline, siis tõenäoliselt keegi sinna kallale ka tuleb. Nii, korista üritab must üle seal. Nii, aga kus me siis oma asjadega, tihti on mul see, et kuna me teeme palju küberõppusi, siis kõik ütlevad, et teeme küberõppust, ma ütlesin, et võtame oma maha kõigepealt, eks ju, tuleb see roomamine selgeks õppida, siis me õpime kõndima ja siis me hakkame alles jooksma. See tähendab, et kõigepealt need individuaalsed oskused, et see, et sul tehnik kujutab ette, et mis see ründetegevus üldse on, et me näiteks need häkkimiskoolitused on peamiselt kaitsjatele, aga eesmärk on siis neil aru saada sellest, et kuidas ründajad tegutsevad ja selle abil siis nad saavad selle ründaja mõttemaailmast aru, nad saavad ka aru, kus on need pudelikaelad, kust ründajad peavad läbi ronima ja need on selle threat huntingu puhul siis need kohad, kus sa saad oma lõksud üles sättida, et kas need on siis midagi atraktiivset ja magusat, mis võib-olla võivad olla ka võltsid või siis pigem siis hoiatused, mis on piisavalt granulaarsed, et sa tead, et et see hoiatus on õiguste eskaleerimine, seda ei tohiks tavaolukorras juhtuda, kui keegi on juba sinnamaani jõudnud, järelikult on ta sisevõrku jõudnud ja roomab kusagil ringi, et need nii-öelda üksikindiviidi oskused on äärmiselt olulised,
Siis riik ja kohati ka just militaarid, kes meil on nagu õppuste klientuurina hästi palju, neile meeldib siis asju teha turvalisus küberkeskkonnas, et kuna nad ei taha oma neid päris keskkondi väga jagada, see on ka nagu väga hea asi, et minu arust õppuste nagu põhiväärtus on see, et meeskond saab pinge all töötada. Sest meil on igas asutuses on superstaare, kes nagu üksinda võivad nagu kõik nagu kastanid tulest välja tuua, aga nad ikkagi väsivad mingil hetkel ära ja samas nad ei vastuta ju kõige eest ja nad ei suudagi kõike katta, ehk siis meeskond peab suutma koostööd tegema, kõik peavad suutma neid kastaneid siis lõkkest välja tuua mingil määral ja tihtipeale on siis see mure see, et mingil hetkel inimesed väsivad ka ja siis peabki see teine, mitte võib-olla nii superstaar ka hakkama saama nende asjadega. Ja meie arust siis see nii-öelda ultimate test on tegelikult siis päris toodangus lastagi pättidel sisse murda ja vaata, mis juhtuma hakkab. Et parem on, kui on sellised usaldatavad pätid nagu meie, et me oleme ikka ette kokku leppinud ja juhatuse liige on alla kirjutanud, et ta nagu ka saab aru, millele ta alla kirjutas ja kui palju ta sellest maksab. Aga põhimõtteliselt enamus organisatsiooni ei tea sellest ründetestist mitte midagi ja tuleb suure üllatusena ja loodetavasti tuleb nagu äge asi, eks ju. Et selle red teamingu point ongi siis see, et tegelikult see on su enda organisatsioon, kus seda mängitakse, seal ei ole võltskeskkonda, see on kõik sinu enda asjad, mille eest sa igapäevaselt vastutad ja sõltuvalt sellest, kui palju sa sinna siis nüüd oma auru paned, mõned asjad satuvad unarusse, need võib-olla ongi meie jaoks kõige rohkem lemmikpalad, need asjad, millest on üle lastud pikalt, need jäävad ilmselt esimesena nagu meile jalgu. Ja see ongi ka nende igapäevane siis muude ülesannete kõrvalt, eks ju, kui sulle tuleb intsidendiga tegeleda, siis kas sa oled nagu üldse suuteline sellega tegelema või kui sul ei ole sellega kogemust, siis sa ei pruugi nagu hästi olukorraga toime tulla. Ja tegelikult ongi see nähtavus, on see kõige keerulisem osa, et kui ründaja on sisse saanud, mille põhjal sa üldse märkad, et hästi tüüpiline, et kui me teeme siis phishing-kampaania, et me saaksime oma pahavaraga esimese hooga siis vähemalt mõned kasutajad ära nakatada, see esimene alert on inimesed. Et mõni kasutaja ikka on nii tubli, et isegi kui ta hirmsasti tahab teada, et mis see juhtkonna järgmise poole aasta siis boonuste mingi nüansid on, mingi Exceli fail on saadetud, eks ju, ta tahab ennem selle ära vaadata, sa vaatab sealtki midagi väga põnev, siis ta mõtles, et aga tegelikult võib-olla see oli hoopis mingisugune pahavara ja siis raporteerib. Kõik vaatavad, kui palganumbrid on, kõik vaatavad kõigepealt ära ja siis raporteerivad. Aga see on väga oluline info, mis kaitseteni jõuab, et kuule, et mingisugune jama liigub ringi ja inimesed klikkasid sinna peale. Neid mooduseid, kuidas seda kasutaja huvi äratada, et ta sinna nagu oma õnnetu klikid ära teeb, neid on veel, aga see human nii-öelda layer alert on väga väärtuslik, aga sellest ei pruugi piisavalt olla ja ega siis kõik ei raporteeri. Kui sul ei ole nähtavust, siis et näed, tuli sisse 200 kirja, 10 raporteerisid ja meil on tunne, et ma ei tea, võib-olla 25 nagu tundub, et ka midagi tegid, eks ju, aga mis me nende ülejäänuga tegeme, kas võtame kõik arvutid ära või mis me teeme, et see elu võib olla siis natukene keerulisem. Ja see realismus tuleb sellest kõigest ise siis sisse. Ja just see eelmisel slaidil ütlesin, vales suunas läksin, nii, et see kõige nõrgem lüli, et red teamingu asi ongi, et kui me pentesti teeme, siis me üritame kõik hädad üles leida, mis selle konkreetse skoobi sees on tavaliselt üks hästi keeruline ja väga tähtis veebirakendus, kõik hädad üritame üles leida, mis seal olla saavad, paneme kirja, väga hea, kõik tuleb korda teha. Aga kui on red teaming, siis on eesmärk kroonjuveelid, mis teil on kõige tähtsam, andke meile nimekiri, me vaatame, mis me kätte saame. Ja seal ongi, et see nõrgim lüli, kas see on siis sekretär, kes peab kõikide asjadega tegelema ja ei pane tähele, või see on mingi projektijuht, kellel on nagu miljon nagu telkot ja teeb selle õnnetu kliki ka nagu päeva peale ära, või see on sysadmin, kes on nagu helpdeskis ja saab siis neid kahtlasi näidiseid ja ütleb, mina olen IT, mina ju tean, kuidas sellest käivad, lahti. Juhtub ka seda, eks ju. Ehk siis nõrgim lüli on fair game. Ja kuidas seda mängu mängitakse, et red teamingu puhul siis seal vahel on valge meeskond ja ütleme, et juhtkond ka midagi teadis, kui ta alla kirjutas kuhugile, eks ju, võib-olla unustas juba ära, aga valge meeskond, kes suhtleb meiega
kes siis on kursis, tavaliselt me anname teada, et millal me alustame või me küsime lisainfot, vahetevahel küsime ka, et noh, see on tõenäoline, et teil aeg-ajalt läpakas ära kaob, andke üks meile. Me saame seal vaadata, et mis kaitsemeetmed teil on, me saame oma pahavara valmis teha seal peal, kõigepealt isoleerime ära, et ükski alert kuhugile koju ei lähe, ja siis selle pahavaraga tuleme ründame. Natuke aega kokku hoida, me võime seda kõike ka ise leiutada, aga see võtab nagu omajagu aega. Ehk siis valge meeskond teab, mis meie teeme, ja ideaalis ta teab ka mingil määral, mis siis sinine meeskond kaitsjad teevad. Tere! Tule kuule ka! Aga kui see on siis purple teaming, siis me saame need vahemehed ära jätta ja me saame otse tehnikutega koos rääkida, näiteks võtta ette mõne ägeda musta kasti, millest teile siin hästi räägiti, eks ju, et see lahendab kõik mured, püüab kõik kinni, ise alerdib, teeb, eks ju. Noh, me saame võtta tehnikutega selle kasti ette ja vaadata, et me laseme niisugust pahavara läbi, me teeme niisugust trikki, et vaatame, et mis siis tegelikult nagu meie teeme ja teie näete. Et see on nüüd alati on sellel red teamingul nagu lõputult neid erinevaid siis varjundeid ja tegelikult saabki ka seda red teamingut teha niimoodi, et üha rohkem inimesi on nii-öelda in the know sellest, mis toimub, et noh, näiteks tegelikult me teeme niimoodi, et eriti kui organisatsioon on väga suur, kui keegi ikkagi väga tõsiselt hakkab kahtlustama, et kuule, et siin on midagi fishy, eks ju, siis võib-olla see osakond tuuakse siis, davai, te tulete ka valge tiimiga samale kanalile, teie olete nüüd nagu asjast teadlikud, te ei pea enam rapsima, aga vaatame, mis teised poisid teevad. Üks hea asi, mis siis nagu aitab nagu meil klientidega selle red tiimingu ja sinise tiimi vahel ühte keelt rääkida, on see Mitre Attack Framework, ja tegelikult ka enamus siis need ägedad kastid, mis teil alerti viskavad või asju lahendavad, need räägivad ka sama keelt, et näed, on escalation või lateral movement, et seda sama lingot räägivad kõik, ja see põhineb reaalelul, et noh, et ma just eile vaatasin, et 133 grupeeringut, peamiselt siis Advanced Persistent Threat Actoreid, on ära kaardistatud ja vaadatud, mis nad põllul teevad ja siis nende tegevusi kategoriseeritud ja iga tegevuse kohta saab tekitada alerdi. Kui teil alert ei ole, siis te ei näe mitte muffigi, teil on hunnik logisid. Ja enamasti ei ole logisid ka. Ja niisugune äge asi on tehtud nagu Attack Navigator. Kui me teeme näiteks purple teamingut, siis me teeme iga päeva lõpus, teeme siis oma tegevuste nagu väljundi ja paneme taha, et mida sinised siis meile vastu ütlesid, mis asjad nagu läksid backlogi, et tuleb hiljem korda teha, sest neil ei olnud alerti või neil ei olnud nähtavust. Ja üks tubi klient näiteks võttis ja meie väljundi lükkas sellesse Navigatoris ja sai samasuguse pildi, nagu me siin näiteks näeme, APT 2928 on siis Venemaa siis teatud teenistused, kellel on oma number külge tulnud, seal üsna varakult, eks ju, 28-29, ja noh, nemad kasutavad teatud nagu liigutusi tavaliselt, noh, läbi aja see muutub, see on aastast 2020, aga on näha, et mõned nagu tegevused neil kattuvad, võib-olla ka mõned tööriistad kattuvad, aga see on võimalik nagu seda käekirja kaardistada ja võib-olla tihti ka selle põhjal öelda, et jõu, et ma tean, mis kamp meil külas on. Nüüd, kui sa teed red teamingut, sul on võimalik ka, et okei, ma emuleerin siis mingisugust kampa ja kui klient eriti tahab, pangandus on nagu rohkem, et te peate threat intel-based asju tegema, et noh, ohumäärang näitab, et sedasi tehakse, tehke ka meile niimoodi. Reaalselt, mis me eelistame teha, et me teeme seda, mis on latest, greatest and works. Ja if it works, it's a problem. Nii et noh, me tegelikult tavaliselt ei lähe väga niimoodi, et me peame just nii tegema, nagu teised kutid teevad. Ja siis see red teaming ise on tegelikult suhteliselt niisugune uus asi. Britid ja hollandlased olid esimesena, kes selle Tiber-raamistiku nagu välja mõtlesid ja nagu populariseerisid ja siis mingil hetkel Euroopa Keskpank ütles, et 2018, et meile meeldib, nüüd see on niisugune uus standard, et niimoodi hangite, niimoodi tellite, niimoodi viite läbi, et selle materjaliga soovitan tutvuda ja siis neil on vist, ma ei tea, sellest aastast nüüd hakkas muutuma keskpankadele kohustuslikuks see, et nad peavad tegema regulaarset red teamingut, et ei ole mingit pentesti, et keegi siin kratsib siit ja sealt, vaid ikka päriselt kohe keskpanka sisse, vaatame, mis juhtuma hakkab. Et see on regulatsioon. Ja meil on niisuguseid kliente, tegelikult mõned on juba 2018 saadik ja me võtsime ka ühe suure keskpankade hanke ära, aga sealt ei ole veel nagu keegi noh, nii-öelda päris hankima jõudnud. Mõni proovis, aga siis vaatas, et mida.
Et natuke inimkeelsemat, et kui meil on vaja Google'i sisse jõuda, siis mis ma tahan? Ma tahan tegelikult hirmsasti teada, mis antiviirus teil on, sest kui ma tean, siis ma saan alati, mitte mina necessarily, aga meie meeskond suudab nendest mööda minna ja hea oleks teada, mis operatsioonisüsteemid seal on ja brauserid ja muud asjad, aga seda on kas või lihtsalt spämmi saatmisega väga lihtne teada saada, sellepärast et ma näen user agentit, ma näen, kas sa loed oma Androidist või iPhone'ist, mis su user agent ütleb, kas sa oled Windowsi arvutis või mõnes muus asjas. Ma saan per inimene ära kaardistada, et kuhu mu pahavara jõuab, ilma et ma mingit pahavara saadan. Ma võin seda spämmi nii palju saata, kuni sa hakkad otsima seda unsubscribe ja muid nuppe, eks ju. Ja siis põhimõtteliselt need kasutajad, kes seal siis nagu võrgukaardil ka eksisteerivad, siis tavaliselt aitavad meil mingi klikiga. Jah, me saaksime ka teha võib-olla niisuguse ründe, mis ei vajagi kasutajat, aga kui me võtame näiteks mobiilinduse maailma, siis nii-öelda mitte kasutaja interaktiivsust nõudev iPhone'i peal töötav rünne maksab mingi 1,5 miljonit. Seda on võib-olla iraanlastel vaja, eks ju, aeg-ajalt ja teistel state actoritel ka, aga kui sa saad nagu palju odavamalt, siis miks sa pead nii kalli asja kallale minema? Terve hunnik asja on vaja teha enne seda, kui sa päriselt ründama saad hakata ja ma räägin näiteid, et kui me hakkame nagu pihta nullist, siis me peame üsna palju phishingut ja läbu tegema selleks, et seda infot välja korrata, aga kui me ütleme, et kuule, et andke meile hunnik infot kätte, andke meile see läpakas ka, justkui on varastatud, me tahame sellega asjad kiiremini teha, me saame asja tehtud mõne nädalaga või mõne kuuga halvemal juhul, ja kui me kasutame insidereid ka, siis asjad võivad veel lihtsamalt minna. Ühes Rumeenia pangas tegime, seal literally kasutajad kartsid nende turvatiimi. Seal tulid niisugused kapid kohale ja kõigepealt nagu väänati kõigepealt pikali ja siis vaadati edasi, mis juhtuma hakkab. Ilmselt kuna Rumeenia on niisugune, kuni Euroliiduga ühinemiseni oli niisugune kuritegevuse keskpunkt, küberkuritegevuse ja SKP-st oli üsna suur osa, siis ilmselt elu sunnib. Natuke siis seda, et punase tiimi puhul on äge see, et kõik saavad natuke fun'i, kasutajad, ülemused, kellelgi hakkavad käed värisema, keegi tahab südarit saada juba otsapidi, et selles mõttes on äge, aga Purple tiiminguga siis tavaliselt me räägime tehnikutega, nagu te ikka teate, kui tehnikud omavahel suhtlevad, siis terve hunnik seda excitementi läheb kaduma. Ja kuhu ma tahtsin oma nagu selle jutuga välja jõuda, et me võime igast seda ägedat pulli teha, aga tegelikult ma soovitan, või missugust klienti ma ise ka tahaks, on see, et mõtle läbi, et kui sa sellele rajale juba astud, et sa teed selle red teamingu, siis on õudselt tore, meil on ka tegelikult õudselt äge häkkida, eks ju, aga fakt on see, et tõenäoliselt on nagu terve hunnik asju, mida sa saad paremini tegema, sul on tõenäoliselt rolle, mis on kas unarusse jätnud või need on vaja uuesti üldse nullist täitma hakata, teil võib-olla on vaja võrgu nähtavust tekitada, et oleks mille pealt alerte tekitada, et terve hunnik tegevusi on, mis tuleks ära teha. Ja tihti ongi niimoodi, et see esimene case on niisugune suur šokk, elevus, loodetavasti ka nii-öelda buy-in managemendi poolt, et te saate pappi, te saate, et poisid, muidugi tehke ära, et pätid meist niimoodi üle jookse, siis sealt, kui see esimene red-teaming üle käib, see on terve hunnik asju, mis tuleb paremaks teha, võib-olla tuleb ka raha kulutada, kuigi tihti on terve hunnik asju, mida lihtsalt saab paremaks teha, kui te olete selle olukorraga arvestanud, siis tuleb valideerida uuesti, nii et sisuliselt ongi, et kui te sellesse auku astute, siis nagu ideaalis, me võime ka oodata, kuni te siis teete lõpuks oma otsused ja muud trallid ära, eks ju, aga fakt on see, et kui sa tellid seda red-teamingut, siis tee juba 3 aasta plaan, meil on vaja koolitusi, meil on vaja inimesi, meil on vaja nagu selle excitemendiga, mis me teile tekitame, lükkame kohe selle palli veerema, ärme hakkame niimoodi, et oi, nüüd oli ikka väga sitasti, sorry. Et mis me nüüd tegema hakkame. Teil pange kohe plaan peale, et nii on kehvasti, aga see on tuleviku väetis. Ja see oligi minu jutt. Nii Mehis, korra sa ise puudustasid, et missugust klienti sa ideaalis siis valiksid red-teamingu jaoks? Ja, et kui üldse klientidest rääkides, ma tegelikult natuke alustasin ka sellega, et ma valin niisugune, et mul poistel tüdrukutel oleks fun ja seda oleks hästi palju. Kui keegi tahab midagi pinnapealset ja midagi niisugust, mis nagu on rutiinne, siis me väga ei taha seda teha. Aga red-teamingu puhul tõesti on see, et ideaalis on nii-öelda hea ühiselt kasvada kokku või lahku või kuidas iganes, aga hea klient tõstab ka meie taset
ja teiselt poolt siis on see nii-öelda investeering mõlemapoolselt väärt seda, et see elevus, mille me tekitame siis kas ühekordselt või mitmekordselt, see rakendatakse kohe sellele, et teha organisatsioonis muudatusi ja tihti organisatsioonid, kellel on reputatsioon või siis mingi väga spetsiifiline platvorm on kõik, siis nemad peaksid selle valiku tegema. Kui teil on juba krüptolokker üle käinud ja CO skämmiga on ka mingi 10 tonni ära makstud ja see on nagu enam-vähem okei, siis tõenäoliselt jätkake seda, sest see on odavam kui meie käest teenust osta, aga kui te tahate tõesti nagu olla kindel, et ei tulda ja teil kogu business pikali joosta, siis tuleb vist see nii-öelda see, mis ma ütlesin, see rabbit hole nagu ette võtta ja sinna sisse hüpata ja vaadata, et mis juhtuma hakkab. Kuna meil veebis ei olnud küsimusi, kas kellegi äkki siit saalist veel viimane võimalus Mehist siin tülitada, rünnata, nagu ta ise kasutas palju sõna. Aga kui ei ole, siis ma võib-olla küsiks, et millise organisatsiooni või milline firma või organisatsioon või ettevõte peaks nagu tõesti pabistama ründajate pärast, et milline see nii-öelda oma olekult see organisatsioon on tänapäeval? Ütleme, et ilmselt kui sa oled globaalsel turul, siis sa kohe kindlasti äratad piisavalt nagu elevust ja põnevust, et keegi arvab, et kui ta sul piisavalt valusasti varvastel astub ja su käest mitu miljonit küsib, siis ta tõenäoliselt maksab selle ja kui esimest korda maksab, siis maksab ka teist korda. On ka paljud need, kes ei taha oma reputatsiooniga üldse nii kaugele sattuda ja hakkavad seda preventatiivselt tegema. Kohalikest ettevõtetest ka, et kui sa oled ikkagi üsna pisike ja suudad veel ära nii-öelda jaotada seda, et mis on oluline, mis mitte, ja teha siis mõistlikud liigutused ära, siis võib-olla sa pead tõesti seda money versus benefit kaaluma, aga kui sa oled suur organisatsioon ja sinu äri on võimalik, meie eelarve tihti on niisugune mõnikümmend kilo, kui selle rahaga on võimalik su äri nagu täiesti halvata ära kustutada, siis tõenäoliselt peaksid sa mõtlema sellele, et varem või hiljem sa pead selle nii-öelda päeva teema oli siin tuleviku IT, et ma ütleksin, et see on see tuleviku IT, et keegi meile külla tuleb ja siis selleks peab kuidagi valmis olema.